Meie esimene tandem istub siin meil diivanil. Tere tulemast, Hede-Kerstin Luik ja Margit Raid. Te olete juhtimistreenerid, kui nii võiks öelda, ning teil on lausa oma podcast, mille nimi ongi Tandem. Aga enne, kui räägime tandemi teemadel põhjalikult lahti, rääkige natukene iseendast. Kus see kõik teie jaoks alguse sai? Ja Kes te olete ja kust te tulete? Jah, et miks te täna siin just koos istute meie ees? Ja vaata, et mõnikord on nii, et mõned väga head töösuhted võtavad ka ettevõtluse fooni. Ja meil vist läks samamoodi, et kõigepealt töösõbrad, seejärel sõbrad ka väljaspool tööd. Ja siis saad aru, et on midagi, mis justkui ettevõtjana mahuks veel siia äriruumi. Nii et see oli see taust, kust meie tulime. Ja mis on täna, kui nüüd võtta eraldi, millega te täna tegelete, Hede? Inimestega. Inimeste mõistmisega, inimeste aitamisega, inimeste kuulamisega, strateegiatega, asjade ära tegemisega. Selline, et see on kõige parem inimene Eesti Vabariigis, istub siin üks inimene, kes vähemalt kuulab inimesed ära. Ja mõtle, ma saan olla ta tandempartner, milline rõõm. Väga vedu. Aga ühesõnaga, kas päevad läbi siis coachimist ja strateegiaid ja ettevõtete aitamist? Minu päevad osaliselt ka läbi kommunikatsiooni juhtimist. Nii et päevad on erinevad, päevad on sisukad. Margit? Jaa, minul on täna päris suur osa minu tööst on EBS-i siis täiendõppe poole peal, kus siis täiskasvanud inimesed tahavad juurde õppida, paremaks saada selleks, et ettevõtluses minna ja ära tuua. Teine osa minust on siiski seotud ka ärisuhete juhtimise ja planeerimisega, inimeste kuulamisega täpselt samamoodi. Ja ma usun, et mingi osa minust mõtleb just nimelt ka selle sama podcasti võttes, nagu, et mis homme tuleb ja kuidas seda homset ette valmistada. Et mingi osa jääb ikkagi nagu aega ka sellisteks nagu futuroloogiaks või nagu tuleviku mõtestamiseks. Et see ei saa ainult olla see, et sa käid ja kuulad, vaid et midagi on ka just, kus midagi otsima, kus midagi podiseb. Ja ma arvan, kust ka meil jube hästi läks tol korral, kui me selle tandemi tõuke endale saime, et sa pead kuskilt nagu otsima juurde. Muidu sa oled lihtsalt tavaline ja see ei sobi. No me kuulsime ministri suust, et tema hoopis soovitas ideaaljuhtimise vormina triot. Kuidas teie seda olete analüüsinud ja miks teie jaoks see tandem just kõige tugevam versioon? No trio võib ka väga hästi tööta ja vahest töötabki. Küll aga võib juhtuda, et trios tekivad leerid. Ja mitte alati ei ole need edasiviivad. Mõnikord on need väga vajalikud ja head. Teinekord võib olla abi rohkem võrdsemast vastastikusest tandempartlusest ikkagi kahe inimese vahel. Väga huvitav. Mõtleks tõesti kolmekesi saab juba tulla sinna siis miski vahele ja üks arvatakse välja, jah? Trianguleerimine on üks ohtlikumaid tegevusi, kui kaks pöörduvad ühe vastu ja siis teistpidi kaks kolmanda vastu. Ja see on üks keeruline olukord. Jah, just ütlesite, et see võib olla ka kasulik. Ja, muidugi võib olla kasulik. Kui pööratakse ühe vastu? Mitte see, kui pööratakse ühe vastu, vaid see, kui kolmas vaade aitab teinekord võtta mingi uue nurga sisse, kui me lähme saavutama midagi uut ja põnevat. No ilmselt kolme vahel võib energiat, tõukumist ja tõmbumist olla lihtsalt kiiremini võimalik tekitada. Samas tandem tundub, et on julgem viis panna kaks tükki omavahel nii kokku, et neist tekib see teineteist täiendav töösuhe. Et trioga võib juhtuda, et seal tekib ka müdistamist. No kujuta ette, kui sul oleks teine britt veel kõrvaleks. Mis teeksid? Väga keeruline. Ei kujuta ette. Ei kujuta ette. Aga britti paneb naeratama vähemasti. Ma ei kujuta ette, kuidas ma ise selle teise britiga hakkama saaks. Ehk et saad aru, et see oleks võib-olla veel hallatav. Aga hästi õige tabamine, et öeldagi ära, et sul on kahekesi kahe peale mõelda enda eest ja tema eest. Aga kui sul on kolm, siis sul tuleb mõelda ka selle eest, kuidas tema temaga läbi saab, kuidas mina temaga läbi saan. Ehk et neid interaktsioone tekib tegelikult oluliselt rohkem. Aga teate, tuleme korraks sealt teooriast hästi praktiliseks. Ilmselt on päris palju meil kuulajaid ja vaatajaid, kes saavad sellest tandemi mõistest loomulikult aru. Tandem jalgratast me oleme näinud tänavatel, eks ole, see peab koos väntama. Te olete proovinud sõita sellega kunagi? Ma tegin pilti, ma pole proovinud. Ma ei ole ise ka proovinud. Ühesõnaga, et see ei ole ka kõige lihtsam asi, eks ole, järelikult see tandemi tegemine. Aga ühesõnaga, küsimus on nagu selles, et ikkagi ollakse ju harjunud sellise mõttemustriga, et üks on juht, eks ole. Ja nüüd, kui hakkad kas oma ettevõtet tegema või püüad ikkagi neid muresid lahendada, mis seal on, sa ikka proovid, küsid muidugi nõu vahepeal, aga ikkagi proovid seal üksi nagu hakkama saada. Ehk see tandem
millest me siin nüüd täna terve päeva tegelikult räägime. Kas see on midagi teoreetilist või see on ikkagi väga praktiline konstruktsioon? Minu jaoks on tandem ikkagi väga praktiline konstruktsioon, et see on selline teineteist täiendav töösuhe, kus eesmärgi nimel 2 inimest toimetavad. See ei pruugi seda tähendada, et seal ei ole hierarhilist elementi. Kui me räägime ettevõtlusest tandemist tippjuhtkonnas, siis lõpuks ikkagi üks võib olla see, kes peab kandma selle lõpliku vastutuse, nii-öelda juhatuse esimehe rolli. Küll aga võib olla tandemites ka täiesti selliseid vastastikust võrdset jagatud teineteise täiendamist. Aga tooge mõned näited tandemit, siis me saaksime aru, millest me üldse räägime. Kas või ajaloost? Ajaloost. Mul on lihtsam tuua tänaseid näiteid. Ja, toome tänaseid näiteid, jaa. Minu tõeliselt lemmik tandemeid on Rain Vääna ja Argo Rannamets, kes juhtisid koos ühte keskkonnateenuste ettevõtet päris palju aastaid. Dragon Cellsi. Just. Ja siis tegid koos startupi Quota. Nii et kes on oma tandem suhet aja jooksul lihvinud, väga head teineteise täiendajad, väga head koosluse loojad nii meeskonnale kui tulemustele. Väga hästi töötab näiteks. Aga neid on veel päris palju, eks? Aga mujalt maailmast näiteks, tuua mõni näide? Jaa, no võib-olla see olemus sellel tandemil või üldse miks see sõna, eks, et ta läheb tagasi natuke üle 100 ja ta läheb tänaseni ühte maailmakuulsasse meditsiinikliinikusse, Mayo kliinikusse USAs. Ja mis seal siis teema oli, see oli aasta 1908, kui on ära dokumenteeritud, et ülemarst, kes oma 5 pojaga oli teinud kliiniku, sai aru, et kõik meditsiinivaldkonna eksperdid, nagu nad on, ei teeni ära ärieesmärki ja kliiniku kasvavat vajadust panna ka see aftercare, ehk et kui on meditsiiniline sekkumine ära olnud, et panna sinna kõrvale keegi teine inimene, kes on perfektne õenduses, dokumentatsioonis, patsiendi nii-öelda teenuse juhtimises, kuni ta läheb koju, kuni ta saab enda raviskeemid korda. Ja ta kasutas sellist tehnikat, mille nimi ongi group practices model, ehk et ta praktiseeris võimalust panna kõrvuti ühe nii-öelda meeskonnana tööle ülemarst ja õendusjuht, piltlikult öeldes, kui tänapäeva keeles rääkida. Ja miks see nüüd nagu talle oluline oli või mis see kasu tuli, oli just see, et need eriala ekspertlust täiendas teineteist. Nad ei olnud nagu 2 arsti kõrvuti, kes vaatavad, et okei, tegime kirurgilise sekkumise ära, mis edasi saab, no vaata sina, ei vaata, eks, et no sellist tandemit ka pole vaja, eks. Ehk et see oli see mõte, kust nagu sai alguse selline professionaalne diaad, kus sa ei pea teineteisega konkureerima, aga kus sa saad kumbki panna oma ekspertluse, mis nagu rikastab. Ja vähe sellest, et ta rikastab, ta kiirendab protsesse. Et kui me täna võtame selle teema, et kui me istume siin ikkagi väga erakordselt 2022, eks, siis ärikiirendi läbi tandemsuhte, kus sul on üks eesmärk, 2 vastutajat, kes vastutavad kumbki oma teadmise juurde toomise eest ja ka selle sünergia eest, mis tekib. Ja näiteks 3 ühikut aega. Et see on põhimõtteliselt nagu 1, 2, 3, eks. Üks eesmärk, 2 inimest, kes vaatavad, kuidas selles koostöös selle eesmärgi teenindamisel midagi võiks juhtuda või mingid kitsaskohad tulevad välja. Ja 3 ühikut aega, ma ei piiraks siin ühikut nagu, et kas see on kuu, nädal või päev, vastavalt sellele, kuidas kiirendada vaja on. Kas tandem juhtimine, nüüd teid kuulates, võib olla siis ju sageli ka selline, mida inimesed ise ei defineeri ära tandemina, vaid see lihtsalt niimoodi on, et on siis keegi, kes võtab vastu otsuseid ja tal on keegi kõige lähem nõuandja ettevõtte sees. On see personalijuht, on see finantsjuht, keegi sealt ja see nagu orgaaniliselt töötab niimoodi, et ta vaatab alati talle otsa ja otsus tuleb. Jaa, ja see võib olla ka sedamoodi, et tippjuhil on mitu tandempartnerit. Et ühe või teise eesmärgi nimel töötavad erinevad tandempartnerid temaga koos nende ajaühikute võtmesse 1, 2, 3, mida Margit just rääkis. Harva juhtub seda, et inimesel ongi elus päris ainult üks tandempartner, et sul on eraelu tandemid, sul on töised tandemid, sul on selle või teise projekti tandemid, mõned neist kannavad kaugemale, mõned kannavad pikemalt, mõne ajaühik on natuke lühem. Me oleme podcastis ka portreteerinud erinevaid kas tippjuhte või siis valdkonna eksperte ja kui sa küsid kohe niiviisi, et siis mulle tuleb meelde Mart Mägi. Mulle tuleb meelde aastajuhiks tituleeritud Margus Rink, kes nad tulevad, ütlevad, et minu esimene tandempartner organisatsioonis on personalijuht. Temaga koos me võtame personali, mina toon eesmärgid, tema toob personali, kokku sünnib see
millest me loome, võtame, kasvatame, milles me jõuame. Ehk et see selline julgus teada, et lisaks personalijuhiga partnerlusele või sellisele tandemlusele on need mõlemad juhid toonud ka välja väga erinevaid tandemeid juurde. Aga võib juhtuda, et organisatsioonis on üks nagu kandev liin ja siis on mõned sellised kas tugitandemid või hoopis varjatud tandemid. Sest seda võib ju ka juhtuda, et sul on keegi inimene, kelle juurde sa lähed siis, kui sa ei taha, et keegi teine kuulab ja võib-olla ei ole ka seda näha, kellega sa räägid, millal sa räägid, aga samas sa oled kergemaks saanud või sa oled iseendast kuulnud seda vastust, mida võib, et sul oli vaja iseendast välja rääkida. Kas tandemlus eeldab ka mingil määral sõprust või vastastikku nii-öelda inimlikku sümpaatiat? Või ei salli te üksteist? Kuidas Me kunagi kuulsime, et nad on sõbrad. Jaa, tandemeid on ju erinevaid. On tandemeid, mida me ise loome ja valime ja on tandemeid vahest elus ka, mis on meile mingis kontekstis peale sunnitud. Kas mingisuguse rolliga kaasa pärandatud või mingisuguse omaniku ootuse teenindamiseks ellu kutsutud sellisel viisil, et me ei saa seda valida oma südame sümpaatia järgi. Ja seal jällegi tagasi sellesama eesmärgi juurde, et üks eesmärk, 2 vastutajat koos minemine aitab tegelikult sellest kohast üle, kas inimesena me tingimata peale tööd ka tahame midagi koos teha. Kui meil on see üks eesmärk, mille nimel me tegutsema paneme inimesed koos ja see on hästi selgelt teadvustatud ja nii-öelda tõlgitud ära igapäevatöösse, siis toimib see ka ilma selle sõpruse komponendita, aga sõbraga on lihtsalt ägedam. Ja samas võib mõnikord olla sõprus ka komistuskiviks, eks? Et sa ei julge talle öelda. Kuidas sellega ikka on? Kas sõbrale juletakse öelda või mitte? Sageli öeldakse ju nõnda, et ikkagi sõbrale just julgetki öelda. Sõpruse iseloomud on erinevad. Mina tahaks ka uskuda nii, et mina oma sõpradega me ütleme kõike, mis vaja on. Kas see alati nii on ja kõigi inimeste puhul? Ma arvan, et reeglit on raske niimoodi öelda. Aga väga hea, me jõudsimegi siia sõbra tasandile ja me võiksimegi rääkida sellest tandemist, nagu mõeldes nagu kahesuguseid organisatsioone. Ühed on need, kus on tippjuhid, nagu te olete korduvalt öelnud, mis on ikkagi sellised established suured organisatsioonid. Ja teine on need ikkagi sellised, et tahaks teha pirukapaari. Juba olen teinud ka peaaegu isegi müük läheb, aga võiks minna paremini. Ehk siis, et võtta nagu 2 nagu sellist nagu tasandit ja rääkida nüüd ka selliste nagu maalähedasemat tandemi juttu. Nii. Et väga sageli on see ju perekonnasisene. Meil on täna ka mitu intervjuud inimestega, kellel on perekond loodud. Aga ütleme niimoodi, et kui mul perekonnas ei ole ettevõtlikku inimest, ei ole kellegi poole pöördud, ma vaatasin sulle nüüd otseselt valel hetkel, vabandust, mul on ettevõtlik inimene, aga lihtsalt, et ma tahtsin lihtsalt öelda, et siis kust ma leian selle tandempartneri, ei ole ju tandemi Tinderit olemas, et meeldib, kust ma leian tandempartneri? Minu jaoks esimene küsimus on see, et mida ma sellest tandemist ootan, millist tandempartnerit ma vajan. Tulla ettevõttesse rohkem. Ja siis küsimus on see, et mis minu omadused aitavad raha teenida ja mis mul on puudu minul kui inimesel selleks, et raha hästi teenida. Ja nüüd ma võiks vaadata tandempartnerit sealt hulgast, kellel on neid omadusi, mis mul on puudu. Et me saaksime selle nii-öelda teineteist täiendava töösuhte, mis aitab seda raha paremini teenida. See on väga huvitav nüüd nagu lähtepunkt, sest et reeglina me ju pelgame inimesi, kellega me oleme erinevad. Ja nüüd me peaksime justkui lähenema neile, kes on meil. Jaa. No, sinna mustrisse võiks olla sisse kirjutatud selline enesületamine. Sest iseenesest on ettevõtluses ka päris oluline mõnikord ennast tõugata ka ebamugavustsooni. Kas ainult mõnikord? No ma olin viisakas, eks. No vaata, siin oli peresuhe ja ma ei tea, kas Mart vaatab just Britile otsa või mitte. Et siin on ju mõned asjad, vaata, mille tuleb nagu arvestada, eks ole, kui me täna siin oleme niiviisi 2x2 tandemina. Et siis see moment, miks tandemites on võlu, on see, et mõnikord selle tandempartneri otsimingul me küsime enda käest kasulikke küsimusi, ma ei ütle mitte tarku, õigeid valesid, aga kasulikke küsimusi. Ja mõnikord võib juhtuda, et me lähme ka kellegi juurde, kelle juurde me muidu ilma eesmärgita või selle partnerluspakkumiseta põhimõtteliselt ei läheks. Jah, ja kui tõesti tuua, ma just, kui sa mulle otsa vaatasid, siis ma just tahtsin seda kommenteerida, et näiteks meie tandemluses on seesama, me oleme mõlemad väga loomingulised ja me tegelikult ühel hetkel saime aru, mis meie tandemis on just puudu, et on see mingisugune ratsionaalne
ja kui me selle tekitasime juurde, siis nagu hakkasid asjad pigem liikuma, sest et vahel ongi see, et on küll hea tandemlus ja head ideed, aga jällegi on midagi ikkagi puudu ja siis oli ka tegelikult raske üksteisele öelda, et tegelikult olgem ausad, et ei ole mina see asjalik pool, ka mina olen liiga loominguline, Mart pidi endale otsa vaatama ja lõpuks me saime ka aru, et tegelikult meil on puudu üks Exceli inimene ja kes loob struktuuri ja siis nagu said asjad paika. Ehk siis tõepoolest alati on see siis abielusuhe või hea sõprussuhe, vahel ei ole lihtne tõesti tunnistada, et tegelikult ma ei olegi võimeline selleks ja ma teen tegelikult karuteene, kui ma üritan olla midagi, mida ma tegelikult ei ole ja siis asjad just ei lähe, tekib stress, tekib frustratsioon ja pigem lööd käega, kui tegelikult oli just puudu just seesama ausus ja öelda, et aga tegelikult me mõlemad ei ole selleks võimelised ja see on okei, sest meil on teised trumbid ja võtame juurde inimese, kes loob selle lisaväärtuse ja asjad toimivad, et tegelikult see on väga hea, meie enda näitel, kel meil on väike ettevõte ja hästi tihe peresuhe, et siis tõepoolest alati ei ole lihtne, aga et just see ausus ja eneseületus on minu meelest see võtmesõna, et liikuda edasi. Ja hea tandemsuhe annab alati peegeldusi ja esitab küsimusi, ka väga raskeid küsimusi, neid, mida meil on endalt keeruline küsida. Ja kui me nüüd vaatame jälle sinna nagu ettevõtja poole peale, eks ole, siis ettevõtjal on aeg-ajalt, ütleme, et hea ettevõtja on ju hea visiooniga, hea energiaga, suure lennujõuga, aga ka tal on vahest vaja võib-olla kedagi, kes on hea kriitik, kes toob sellise kahtlemise kasulikkuse ka selle laua taha. Nii et need ei ole alati kerged vestlused ja siit ka see, mis Margit enne ütles, et võib-olla sõbral on teinekord seda raske teha, sest sõber tahab ju anda sulle tuult tiibadesse, ta ei taha ju küsida, et oled sa ikka päris kindel, eks. Kuidas teil need rollid jagunevad? Kumb teist on see lennukam ja kumb see, või olete te suhteliselt, kuidas see roll teil jaguneb? Jaa, vaata, kuna meil ei ole nagu peresuhet taga, siis ma arvan, et meil vist kõige rohkem ja julgem on öelda, et me saame lasta teineteisel olla. Ja nagu tarbida vastavalt vajadusele, siis kui sa võid nii öelda, ja et see, ma arvan, et siin on hästi tugev usalduskapital, on väga selgelt ka teatud peenike punane joon, mis kas kannab, aga samas millest ka allapoole ei lähe. Ja on ma arvan ikkagi ka see momentsus, kui sa lubad mulle selle, et kui on taipamisi või on kedagi, kellel näiteks, et kellega kuule või midagi, et siis see jõud, mis kui ma tean, et kui ta jagab midagi, siis see värskus või see siirus või see elegants, millest ta nagu tahab midagi luua, et siis see on nagu mängu väärt. Et see on mängu väärt kaasa minna, sest me oleme nii justkui kokku leppinud ja see on nagu meie taustal. Me tahame uskuda, et kui me teineteisele midagi jagame, siis see loob väärtust rohkem, kui me võib-olla oskaksime ise. Ja kui see toob ka millegi veel nii-öelda nagu nii laiale publikule, nagu me saame täna teise tandemiga siin trallida, eks? Et siis see julgus uskuda, et teisel on midagi jagada, võib-olla see on üks tugevamaid drivereid. Ja muidugi, mis ma pean Hede puhul ütlema, siis see oli 2010, kui me käisime Teed Globalil. Ilmselgelt vähe on neid eestlasi, eestimaalasi, kes on võtnud ette ja läinud nädalasele konverentsile, kus on nii mitmekülgne programm. Ja lihtsalt keset pimedat saali, black box, alles nii-öelda sellised pre-sessionid või need eelsessioonid, Hede vaikselt sosistab, et kuule, et teeme blogi. 2010, eks? Teeme blogi. Juhtimisblogi. Mina ütlen, et enam-vähem, ära sega, ma kuulan esinejat, umbes tahan talle öelda, et kui tore. Ta teeb arvuti lahti, 3 minuti pärast ta näitab, kuule, ma tegin Blogspotis blogi. Ja nüüd siis vastu küsimus on see, kus me seda jagame. Natuke aega läheb mööda, pöördume Postimehe poole. Õhtuks oli meil Postimehega kokkulepe, et me kirjutame iga õhtu Oxfordist blogipostitusi X arvu, nemad jagavad, nemad ventileerivad. Kas seda saab kuidagi eesmärgiga ette kokku leppida? No, vaatan teile kumbkile otsa, ütlen, ei saa. Ja kas sellist jõudu, kui selline inimene on sul nagu nii-öelda sinu võrgustikus? Kas sellist jõudu nagu on nagu rumalust mitte kasutada? Kõik ägedamad asjad juhtuvadki sellest momendist, kui ühel on midagi jagada, mille juures sa algul mõtled, et see on way too much või see on midagi, mis on pöörane. Ja see on täpselt nii pöörane, et sellega niiviisi kaasa minna ja vaadata, mis toimub.
Jaa, palun. Ja ma kuulasin sind ja mõtlesin, et üks asi, mis meid tohutult liidab, on see, et meie elus väga suur osa on nagu teiste inimeste inspireerimisega seotud, eks. Ja kus on siis need kohad, kust me selle oma inspiratsiooni ammutame ja haarame, eks, on see loodus, on see meie kodused tandepartnerid ja minu jaoks kindlasti ka see, mida me koos teeme, sest selles koos ideede põrgatamises või vahest ka lihtsalt koos ühes ruumis olemises, seal tekib nagu seda, tekib sädet, tekib energiat, tekib ideed ja juhtuvad asjad, mida muidu ei juhtuks. Seesama podcast, me ei ole kumbki mingid podcast inimesed, jah, olnud meil oma on just meelest. Küsimus täna, et te ootate meid nagu podcastereid siia stuudiosse. No how does it look? Kuidas siis nagu olla nüüd see podcaster? Aga see, aga ole hea. Ja kuidas me selle ellu kutsusime, oli ju COVID esimene laine, kui mina haigla kommunikatsioonijuhina olin ühest küljest kukkunud väga sügavasse nagu tööauku haigla kriisi meeskonna liikmena, teisest küljest kliendid, eks ole, olid kõik kukkunud kodukontoritesse, kõik oli turbulentsis, kõik oli segaduses, keegi ei teadnud, mis toob järgmine päev. Ja meil oli vaja seda omavahelist peegeldamise aega. Ja me tegelikult tegime tolle podcasti, need esimesed episoodid sina oma garderoobi põrandalt praktiliselt. Et me tegime nad enda jaoks, et sellest kodukontori hetkes ikkagi tagasi saada seda inspiratsiooni, seda sparringu, seda mõttevahetuse, seda käivitavat jõudu. Ja see, ma arvan, et on meie tandem üks suuremaid väärtusi, et sealt tuleb see miski. Miski.ee. Tandem juhtimine on etem kui üksi juhtimine. Selle sama inspiratsiooni pärast kindlasti, selle teineteise täiendamise pärast, selle ekspertluse pärast, mis me saame kokku panna, selle ühise eesmärgi teenistus. Aga see ei ole kuidagi ikkagi mõnikord ka lohisemine ja pead nüüd ka ära taluma, et nüüd ta jälle siin hakkas jälle eietama ja nüüd ta räägib oma neid asju. Kellest sa räägid praegult? Ei, ma nimelt ei vaata üldse Briti poole, sest et see ei puutu mitte kuidagi temasse. Ma on lihtsalt näite, et see võib olla ka ju palju aeglasem mõnikord ja raskem. Ebaõnnestumisi võib igast vallast alati tuua ja see on üks põhjus, miks tagasi tules selle Margiti toodud selle 1, 2, 3 mudeli juurde, see ajaühikute osa. Kui meil on ka ajaühikud kokku lepitud, hea tandemsuhte puhul meil on ju kokkulepped eesmärgi osas, piiride osas, raamide osas, aja osas. Sellest lohisevast asjast, ma arvan, kokkuleppel liigutakse välja lihtsalt. Ja üks teema, mida me oleme oma saatekülalistelt ka varem kuulnud või mida inimesed on aeg-ajalt küsinud või peegeldanud, on see, et kuidas siis vastutus, kui ka 2 vastutavad? Et kas siis ei ole see mõisaköistast lohiseb? No Jõhvi koodikooli vaadates ei ole. Ei ole, just. Jõhvi koodikooli, sinna siis sellesse nii-öelda kaasaegsesse õpikeskkonda värvati 2 juhti, kusjuures juhtide ametinimetused ongi kaasjuhid. 2 kaasjuhti. Ja kaasjuhtidel nüüd siis üks oluline asi, mis võib, et siin ei ole veel meil vestluses läbi käinud, on volitused. Mul on volitused nendes sektorites ja täielik autonoomia. Ja mul on volitused nendes sektorites. Me omavahel sarnaselt siis nii, nagu ettevõtlusminister ütles, võime olla tandemis või trindemis. Et näiteks kas iga päeva hommikul teha 5 minutit, et öelda, kuidas sul on, mis sul täna plaanis on. Aga see autonoomia säilib. Siin ei ole enam vahet, kas sul on see üks tandempartner, teine ja kas see kõik kokku moodustab trindemi. Aga see moment, et kui sa oled kaasjuhi rollis, siis sul on volitus hoida teatud autonoomiat ja tähelepanu. See ei pea hierarhia olema üksteise alla, et ma ütlen sulle hommikul, mis sa tegema pead, vaid see on vabadus. Selle sama voli piires, mis on ennem kokku lepitud mandaat, mis on lubatud. Ja siin võib-olla see hoiatuse koht on see, et kui keegi omal tandempartnerit selleks kõrvale võtab, et vastutust enda pealt ära lükata või ära jagada, siis see on juba eos, kui sa ole surnud sündinud projekt, seda ma küll ei soovitaks ette võtta. Minul on üks selline küsimus, et näiteks ettevõtluses üks kõige olulisem asi on ju ajastus, nii nagu teie see esimene blogi sündis, et sellise hetk, sellise ajastus. Ja mida see nõuab tandempartneritelt? Kas ainult usaldust või seda, et kui üks partner saab aru, et nüüd on see hetk teha seda, aga teine näiteks ei tule kaasa, sest ta ütleb, et ei, ma ei saa aru, et see oleks see hetk. Mida sellisel puhul teha ja kuidas selleks nagu valmistada tandempartneritena ennast või mida peaks arendama, et tekiks see ajastuse usaldus? Sest mõni tajub nagu paremini seda hetke ja teine võib-olla on siis hea selle teostaja? No 2 tehnikat. Esimene tehnikatest on näiteks kokku leppida, et on üks nädalapäev, kus võib teineteisele öelda nii-öelda kohtumine tegelikkusega. Ehk, et võin näiteks, sõltub siis ajaühikust, eks ole, et või ütledki, et kuule 10-11, kas kommunisti jutud või kellel siis mis tasemel ehk taga, et kohtumine tegelikkusega, eks.
et see on üks tehnikatest, kui on ette teada, et nüüd võib tulla sellist juttu või selliseid peegeldusi, mis võib, et mulle ei meeldi või võib, et teisele ei läbi meeldi. pärast käid sellise näoga ringi, mul oli kohtumine tegelikkusega. Tulen homme tööle tagasi. Aga kui sa oled kodus, sa ei saa homme tööle tagasi tulla. Just, aga mõtle, see alternatiiv on see, et sa ei kohtugi tegelikkusega ja elad mingis võltsreaalsuses. Tõsi. Paned paljakuningana ringi. Ja, See on nii, cool. see on üks tehnika. Ahah, see on üks tehnikatest, mis on. Et teine võimalus, kus seda ajastust timmida, on näiteks ka väike mustmärkmik, millesse kirjutada üles hulle ideid ja võib-olla, kui ei julge otse jagada, teha sellest foto ja öelda, vaata, minu hullud ideed on need. Et ka natukene nagu tajuda teist, et sa ei saa kõigile sisse sõita sama sotsiaalse suhtega, nagu võib-olla sa ise harjunud oled. Ja võib-olla teisel on ka teised koormad ees. Mulle tuleb meelde üks podcasti lugu meie ühest külalisest, kus ta tõi hästi hea vihje. Ta ütles, et tead, kui juba mitmendat õhtut ma kodus tunnen, et mu töökaaslane on minuga justkui mõttes ikka kodus kaasas, siis ma olen midagi olulist tööalaselt või töö ajal jätnud tegemata. Et ka see võib-olla, miks me nüüd seda ikkagi jaurame, et mulle tundub, et päeva lõpuks ei taha ükski vaata enam kuulda seda sõna, seda T-tähega algavat sõna, et kui me sellistest... Me oleme alguses. Need tööid tuleb julgelt öelda. Siin võib öelda kogu aeg tandem praegu. Jaa, et siis see professionaalne diaad, eks, et selles diaadis on võib-olla, et üks, kui see õigus iseennast mitte ära kaotada, selleks, et ajastut tolereerida või trotsida. Me vist tulime ka aus ülestunnistus ju selle tandem ideega, näed ikka ütlesin ära, et tulime välja sellel ajal, kui ka kõik koolituskulud keerati alla. Keegi ei teadnud, mis homme tuleb. Ja väga paljud coachimismomendid, mentorlussuhted, partnerlussuhted ei olnud veel asendunud kõnnikoosolekutega, aga inimesed, kes on harjunud teineteisele peegeldama või minemagi kellegi juurde ütlema, et kuule, mul oleks tarvis välja mõelda, et mis see praegu kõige olulisem küsimus on, mida ma täna lahendada tahan, siis nendeks võimalusteks see selline tandemlus, teineteise kuulamine ja väärtustamine ja võib-olla selle kaudu ka mitte midagi rohkemat, kuule, et ole hea, kuula mind ja ära mitte midagi ütle. Et see jõud võib, et oli tollel hetkel ka väga õiges kohas, et teenindada neid inimesi, kes võib-olla kodudesse jäidki kord üksi, sest et mingil hetkel ei julgetud ju kuskile välja käia, kuniks hakkas vaikselt kohanemine. Me oleme oma jutuga umbes poole peal ja ma ütlen vahele seda, et meile saab esitada küsimusi. Tähendab, meie all ma pean silmas nüüd 2 tandemit ja eeskätt muidugi meie külalisi. Ehk siis, et Edele ja Margitile saab esitada küsimusi ja kui te vaatate meid ikkagi siin workshopi keskkonnas praegu otse, siis on võimalik, kui te hiljem vaatate meid YouTube'is, siis kirjutage neile privas. Ehk siis ei saa enam läbi meie neid küsimusi küsida, aga ühesõnaga pikk ja lühikeselt küsige küsimusi. Kindlasti jääb meil midagi Britiga küsimata. Ja. Aga lähme nüüd natuke selle tandemsüsteemi juurde, et teie olete selle väga põhjalikult läbi mõelnud ja väga süsteemselt paika pannud, kuidas, kuna te ju teisi inimesi koolitate ja nõustate. Et kui võtta seda esimest punkti nagu teadlikkus, et kuidas te selle lahti räägiksite, kuidas üldse see teadlikkus tekitada ja mis see teadlikkus tandemi alusena või selle struktuurina tähendab? Taust on siis selles, et te olete välja toonud 8 punktilise sellise, no mitte päris skeemi, aga 8 punkti, tandemi 8 eelist ja esimene on teadlikkus. Ja no, minu jaoks teadlikkus hakkab alati just nimelt sellest, et ma teadvustan, mida ma tegemas olen, milleks, miks, kuidas. Et see on see eesmärgi ja kokkulepete osa. Palju lihtsam on teha hägusalt kõike? Väga vähe tulemuslik on teha hägusalt kõik. Ka lihtsam? Ma tegelikult vaidleks sulle vastu. Kui ma ei tea, kus ma olen ja kui ma ei tea, kuhu ma minemas olen, siis see ei ole lihtne ju. See ekslemine ei ole lihtne. Mõnikord kodus lapsi ja kui nad on õppimisega hädas, siis see meenutab väga seda olukorda. Nad päris täpselt aru, milleks see kõik ja kuhu ma lähen ja see ikka üsna inimlik hoiak. Selle jaoks nende nimed ongi lapsed. Just, ja see on nagu koht, et haridussüsteemi kallale meid Margitiga lasta, me võime jääda tundideks ja filosofeerima. Ma arvan, et ka Eesti haridussüsteem tegelikult võidaks sellest, kui eesmärgid on selgemad ja kokkulepped väga hea on mõte, paremad. väga õige mõte. Ma kardan, et kui me siin täna kulutame ära sõna tandem, siis mina olen elu jooksul ära kasutanud sõna eesmärk ja peaksin leidma sellele mingi parema lahendi. Aga see hakkab sellest peale, et me teame,
mis on see eesmärk, mida me teenindama läheme, mis on need kokkulepped, kuidas me seda teeme. Ja vot teadlikkusel on ka võib et see aspekt, kui nüüd see hariduse kork siit pealt lendas, eks. Jah, väga hea. Ja See ühendab meid kõiki. on jah. Ja just nimelt hommikul haridusasutusse sõites ütles tagapingilt üks armas, et ma ütlesin, et ma lähen, kui ma kiirustan, et siis ma lähen nii-öelda siis tandemisse teise tandemiga ja siis tagant kostis nii ilusti, siis teil on nagu nendem, jah. Ja nii, et selles nendemis, kui nüüd hariduselt kork ära lendas, siis tandemtunnid, kus 2 õpetajat veavad klassi, kus viiakse vahepeal väikestesse gruppidesse iseseisvat tööd, minigrupi harjutused ja siis tullakse ühisesse ruumi tagasi, ehk et minnakse üldiselt üksikule ja tullakse üksikult üldisele tagasi, on väga hea protsess, kus saab toimida õppimine, teadmiste ülekanne, teadmiste kinnistamine. Et tandemid on haridussüsteemis sarnaselt meditsiinisüsteemiga väga levinud, tõsi, nad on kulukamad. 2 õpetajat tahvli ees või nii-öelda selle tundi andmas, võib-olla siis ka topelttunnina, mis on ka täna hariduses levinud. Et seal see võim läbi teadlike plaanide ja näiteks ka 2 inimest laval ehk et teadlikustamine. Et ma ei tea, on teil olnud suurel laval esinemisi, kus teil esinemise ärevus sisse tuleb? Muidugi. Aga nüüd mõtle, kui sa oled üksinda laval või sa oled 2 inda laval. Väga palju mõnusam on praegu. Tadaa! Jätka. Ehk et miks ma sellele teadlikkuse teemale nüüd nagu tähelepanu juhin ka läbi avaliku esinemise ruumi? Kui mul on 2 plaanitud esinemine, siis ma hakkan seda ette valmistama varem. Et ma päris juhuslikult lavale ei lähe. Ja kui me räägime täna sellest moraalist, et kui me peame üksi esinema minema, siis kui tihti me võtame endale kellegi, kellega sparrida ja mõelda, mida ma räägin, millised teadmised ülekanded. Peegel tuleb võtta. On ju? Aga sa ütlesid, sul on kodus lapsed, me peeglist pole veel rääkinud. No nii. Et ühesõnaga teadlikkus on väga tähtis ja ma tegelikult loomulikult nõustun, et ilma selleta sa ilmselt jooksedki suvalistes suundades natukene. Aga seda on ka vaja. Vahest on seda ka vaja, loovuse jaoks on seda väga vaja. Lihtsalt sisendloovusele on ju mõistmine ja märkamine on lihtsam siis, kui on mitu inimest märkamas. Et need luksuslikud korrad, kus me sinuga teeme gruppidega tööd, nii et mõlemad on ruumis, siis ma ütleks, et kvaliteet ei ole mitte 2 korda parem, vaid see X korda, sest kui üks midagi teeb, siis teine samal ajal märkab, eks, täiega, mitte ei ole vaja jagada ainult oma tähelepanu rääkimise ja märkamise vahel. Ja see on, ma arvan, ka üks edu võti, kui me räägime teadlikkusest tandemi kontekstis. Nii, jätkame. 8 tandemi eelist ja teie järgi siis number 2 on täiendamine. See tundub loogiline. Tead, ma võib-olla isegi täiendamise taha ma tooksin nagu selle mõtte, et kui sa oled halkanud ise enda peas otsima, et äkki mul oleks ettevõtluses rohkem pakkuda või nagu sa ütled, et see sama kohvik. Et mul nagu justkui tuleb, justkui käib neid sealt uksest sisse välja, justkui nagu maitset on, aga et kui kuskilt on midagi puudu või kuskilt hakkab nagu vaikselt nagu selline sisemine küsimus tulema, siis väga julgelt me soovitan mõelda selle peale, et äkki ma olen liiga automatismidesse kinni jäänud. Ja äkki see partner, kelle poole pöörduda, võikski olla midagi, kus julgus saab unistustest suuremaks. Et pöörduda mõne sellise inimese juurde, kelle juures näiteks võib-olla haloefekt või ametiau esialgu nagu, kuidas ma sellega võiksin midagi koos teha? Aga miks mitte? Aga lihtne küsimus on, oled sa proovinud? Oled sa proovinud ennast ületada selleks, et viia midagi hoopis uut mõju omavale tasemele? See enese ületamine ja ka ametist mõne täiesti huvitavat teise valdkonna eksperdi kaasamine enda eesmärkide teenindusse on ülimalt võimas tööriist. Ja siin on ju tegelikult ka see kõige nagu lihtsam asi nagu ajafaktor, et eriti kui sa ise kogu aeg toodad ja teed, kui me räägime nüüd näitlikult see pagariettevõte, eks ju, kui sa ise küpsetad ja teed, siis sul ei ole ka ju seda ressurssi aega, et sealt juba edasi mõelda, sest sa pead igapäevaselt seda teostama ükskõik, mis alale see laiendada, kas või äriettevõtlus, kui sa pead looma ja haldama struktuure, siis sul tegelikult ei ole seda ressurssi ju, et laiendada, sest sa ei jõua sellele mõelda, sest sa pead olemasolevat juhtima. Et ka siin on ju see tandem ja täiendamine absoluutselt vajalik, et minna
eks laiemaks. ja nagu esimene esineja ka täna hommikul ütles, et värsked ideed tekivad nende erinevate valdkondade kokkupuutel või raskemalt öeldes, et innovatsioon sünnib distsipliinide ristteedel, et kui sa tood kokku, eks ole, kui sa tood kokku eri alade inimesed, sa saad mingi uue nurga, see sai võib tulla palju huvitavam, kui sa võtad sinna itaallasest kellegi ja väiksed oliivitükid sisse. Või võtad kellegi sinna pagaritöökotta, kes on juhtinud autoremondi töökoda. Ja suudab ära automatiseerida protsessi. Nii, vaatame edasi. Teie järgi siis tandemi 3. eelis on eesmärgipärasus. Mis see tähendab? No see tähendab seda, et see on hede sõna. Vaata teile otsa. No jälle see üks eesmärk, 2 vastutajat, 2 tõukajat, 2 analüüsijat, 2 kriitikut, 2 loojat, 2 energiapanijat. Eesmärgi rajal on lihtsam püsida, kui sul on kokkulepped. Kui sul on kokkulepped kellegi teisega. Miks on coachingust saanud nii moodne asi? Seepärast, et natukene seal toimib lihtsalt see, et kui juht on läinud ja coachile lubanud, et midagi teeb, siis häbi on ka selline liikuma parev jõud ja ta ei saa jätta seda tegemata. Tandempartneriga on see selles mõttes isegi parem, et me koos liigume selle ühise eesmärgi suunas. Ma ei saa alt vedada. Kui olen Margitile öelnud, et ma olen täna siin stuudios, siis ma ei saa jätta tulemata, eks? Ütleme, kui sa oled väga sihikindel ja ettevõtlik inimene oma loomult ja võib-olla ka julge, siis seda eesmärki on tegelikult võib-olla päris lihtne luua. Sa paned kirja mingid märksõnad, mis sul kirg ja mõtted ja visioon on. Aga kui sa oled natuke arglikum, tagasihoidlikum, aga sul nagu natuke on tunne, et sinus on ikka see, et minna, siis kuidas ikkagi seda eesmärki sõnastada enda jaoks, mis on see võib-olla lihtne skeem, mida paberile joonistada, et kust see hakkab välja kooruma, et võib-olla tõesti ma võiks nagu katsetada. Kas teil on mingi skeem, et kuidas inimene saab seda eesmärki endale hakata joonistama? See on minu isiklik omapära, minule meeldib hakata lõpust peale. Kui ma tean, kuhu ma tahan jõuda, mis on see tunne, mida ma tahan kogeda, mis on see tulemus, mida ma tahan luua, siis sealt ma oskan nagu tagasi hakata tulema. Või siis ratsionaalsest Mina hakkan tundest ja ma siiralt usun, et inimene on emotsionaalne olend, mitte ratsionaalne. Oled sa ju kuulnud neid kordi, kui öeldakse, et mul on tunne? Neid lauseid, mis algavad. Oled sa kuulnud? Oled sa? On ju? Vaata, nüüd on see trindeb tema kõrval. Ja, need kõik lendavad mulle siin äkki peale. Ja. Et jah, et see jõud kuskilt kinni haarata, kui sul on unistusi. Aga mõnikord on inimesed veel tagasihoidlikumad ja ütlevad, et ma ei tea, kas mu unistused on piisavad, ma ei tea, kas ma üldse oskan unistada. Siis võib-olla tasub vaadata mõne teise valdkonna peale ja lugeda läbi kas mõni eluloraamat või teine asi, täna kiires maailmas vaadata mõni film, mõni dokumentaal, midagi, kus sinu aju saab sinu enda idee rägastikust puhata. Aga mida seal on nüüd oluline teha just ka siis ettevõtlikkuse mõttes või ettevõtlikkuse võimaluste kasvatamise võttes, enne kui seda filmi vaatama hakkad, pane endale ülesanne. Ma tahan siit filmist täna midagi leida iseenda jaoks. Ja meie aju on väga truu partner meile. Ta ei taha meile pakkuda mõtlemise kiirteid, kui me oleme talle andnud ülesande. Leia mulle täna siit filmist midagi, mis mind üllatab ja aitab mind ühes või teises asjad edasi. Ma korraks veel kommenteerin seda tunnet, et jälle see pagaritöökoda on meil niisugune hea näitlik, et see võib-olla tõesti on nagu selles mõttes väga hea eesmärk, et sa kujutled ette, mida sa tahad kogeda. Eks, et näiteks ma tahan seda prantsuse croissanti süüa, selle tundega, eks ole ju, see karamelli maitse. Ja et muusika siin ruumis on selline seal juures veel ja kõik see. Ja tegelikult siis seda looma hakata on palju lihtsam, sest see on väga kihvt mõte, sest ma arvan, et paljud hakkavad just sealt teisest otsast, et mis mu oskused on, kas ma olen võimeline ja siis leiad, et ei, ma ikka ei julge, et no see ikka selle prantsuse saab arendada, võimet kasvatada. Margiti sellele näitena ma tahan lihtsalt juurde lisada veel selle, et me seni oleme rääkinud tandem kui partnerlus 2 otsustaja vahel, aga meie saadetes ja ka meie enda kogemuses tandemid võivad olla ka, ma ei tea, fotograafiaga, loodusega, selle filmiga, mida Margit praegu tõi. Et see viis, kus me toome selle täiendamise juurde, selle eesmärgipärasuse teenistusse, sky is the limit, et võib olla nagu avatud selle. Et see ei pea tingimata olema teine inimene. Ei, sa võid luua tandemi kunstiga enda jaoks. Koeraga, paadiga, mootorrattaga. Ei lähe enam palju aastaid sinna, et meil on robot-tandemid. Need on juba täna olemas. Jaa.
ja las see jääb, see teema. Aga ühesõnaga, kui vaadata edasi, mis on tandemite eelised, siis 4 8 punktist, mis te olete välja toonud, on eeskuju. Mis tähendab? Mis me seal lahti kirjeldasime? Sul on ju spikker ees, mul ei ole kaasas. Mul on meeles, mis me sellel hetkel mõtlesime, see artikkel on ju mõnda aega tagasi meie sulest. Mälukontroll praegu ka ühtlasi. Eeskuju selles mõttes, et väga sageli öeldakse, et tipus on üksildane ja nii edasi. Kui juhil on omal tandempartnerid, siis eeskuju kaudu juhib ta tegelikult ka oma meeskonna inimesi leidma endale tandempartnereid. Ja see tähendab seda, et rikkust, teadmist, oskust, energiat tuleb tiimi juurde. Nii tiimi siseste tandemite näol, kui miks mitte ka maja väliste tandemite näol, kõik saab koos selle võrra tugevamaks, kui juht oma eeskujuga näitab, et koostöös sünnib midagi väärtuslikumat. Ma isegi tooksin selle sõna juurde eeskuju kõrvale ka sõna talent. Täna räägitakse väga palju talendi juhtimisest, talentide leidmisest, kuidas talente organisatsioonis hoida. Ja selle sama pagaritöökoja juurde, ma nüüd ei kujuta ette, millist pagaritöökoda me täpselt mõtleme, aga ma saan aru, et kõigi 4 peas seal on croissant tuli välja. Kõigi 4 peas on ta erinev, eks, et seal on nüüd ka see moment, et võib-olla on seal keegi pagaritest, kellel on üks unistus, mida tema ei ole kunagi saanud teostada. Aga kui me küsime, et kuulge, mul oleks vaja kedagi, kes muga kaasa mõtleb, minuga tandemis on selleks, et mõelda, kuidas me jõuame oma külastajateni, sest see, kui me loome sellel mõnusa keskkonna, millest me siin kõik unistame, siis sellest jääb väheks ärivõtmes. Meil on tarvis leida ka keegi, kes seda väärtustab, keegi, kes tuleb seda nautima, keegi, kelle jaoks me selle keskkonna loome. Ja päeva lõpuks, kes ka kõik selle mängu kinni maksab, eks. Et selle talentide kaasamisega, et kui ma ütlengi, et kuulge, mul on vaja partnerit, kes mõtleb muga kaasa selles teemas. Ja ma näitan ka sellega juhina või ettevõtjana, et ma ei tea vastuseid kõigile küsimustele ja ei saagi teada. Sest kui mul on majas erialaeksperdid, on selleks siis pagar, on selleks seesama sellest autoremondi töökojast üle tulnud spetsialist või ekspert, andke neile võimalus. Kui me anname neile ka võimaluse, siis me näitame ise eeskuju sellest, et head asjad võivadki juhtuda nii, et me anname talentidele võimaluse sumised oma vahel ja öelda, et tulge ideede pangaga 2 päeva pärast. Ja need inimesed on, isegi koolis ma vaatan, meil ei ole 2 päeva vaja anda, 2 korda 40 minutit ja need inimesed tulevad täiesti mappinguga, täiesti kaardistusega. Ja kaardi peal, mis seal ikka, eks ole, seal on 4 nurgad, 3 nurgad ja jutid, no küll nad need kuskil ära majutavad, eks, et see süsteem, mida loovad inimesed, kui nad saavad vabaduse olla talent ja tajuda eesmärki, mille teenistusse panna kõik seespoolt välja, perfektne. Nii, tandemi järgmine eelis on muudatuste juhtimine. Hede sõna. 2 sõna lausa. Ja tal on eeskuju ja muudatuste juhtimine. nii kitsas me maailm. Kui nii saab öelda. Ja me elame ju pidevalt muutumas maailmas. Et sellega kaasa minna. See on kahekesi lihtsam, jah? On kindlasti kahekesi lihtsam. Jällegi see sama märkamine, mida ma ka kipun nagu papagoi kordama, aga ka teadlik nende muudatuste ellu kutsumine, mis on vajalik sellest, et selle välise muutumisega toime tulla, et olla sellest natukene ees. Kui me räägime ettevõtjast, siis ettevõtja peab olema kogu aeg natukene ajast ees. Ta ei saa käia järgi trendidele, vaid ta peab tajuma, kuhu suunas on vaja muuta. Võib-olla, ütleme niimoodi, minu idealism minus isegi ütleb seda, et võib-olla ettevõtjad oma tegevusega kutsuvadki nagu ka ühiskonna muutumisi ellu, eks ole, suunavad seda teed. Nad on nii paljudele inimestele tööandjaks, nii paljude protsesside nagu mõjutajateks, et see on kindlasti koht, kus kahekesi on lihtsam. Juba sellepärast, et kui me teeme midagi täiesti uut, siis see kahtlemine, küsimine väga-väga väärtuslik. Kahtlemise kasulikkus. Ja võib-olla ka see moment, et öelda väga ausalt ära, et muutus on alati millestki loobumine. Ja loobumist kavandades võib-olla, et on üksinda tõesti. Loobumine on valus, loobumisega kaasneb lein, loobuda on raske. Viha, trots, kahtlused. Kuulge, see tandemi tegema on päris ränk asi. Viha, mis sõna? Lein. Mitte tandemiga ei kaasle see, vaid muutusega, mis on meie ümber nii või teisiti. Tandem on sinu tööriist selles, mis aitab sul sellega paremini toime tulla, kui sa ennast üksinda ei jätta. Kui sa ei jätta ennast üksinda kõigest sellest. Selge. 6. punkt on ekspertlus. Mis te sellega olete mõelnud? Ja, äkki see on minu teema. Enese ületamine ning kellegi sellise
tandempartnerisse partnerlusse palumine, kellega koos kumbki ekspertlus või tema eripära, sinu ootused, eeldused, kõik loovad sünergias hoopis midagi uut. 1 + 1 võrdub 3. Alahinnatud, Jah. tugevalt alahinnatud. 5. 8. Ikka 8. vähe. Ikka vähe. Aga ühesõnaga mõte on selles, et panna 2 ekspertust kokku niimoodi, et tulemus on midagi enamat. Ja mõte, võib-olla see sügavam tähendus on isegi see, et mine oma valdkonnast välja ja võta keegi, kelle ekspertluses sa kuuled iseenda jaoks seda, mida võib-olla tema räägib oma lugudest, aga sina kuuled sealt enda loo jaoks, sest me kuulame ju kõik läbi isikliku mustri. Ja see, kui teine saab ka oma ekspertlust välja rääkida, siis minul avaliku esinemise treenerina on järjest rohkem veendumus sellest, et tandemisse enese kaudu välja rääkimine ja sealt kaudu enda tagasi kuulmine on üks jõud, milles ka iseenda ekspertlusega paremini kohtutakse. Sest kui ta ei ole seda iseendast välja rääkinud, siis võibki olla see, mida sa just Brit kirjeldasid, et justkui nagu on ja justkui nagu läheb. Aga kui sa paluta samasugusesse saateformaati ja räägid temaga tema tandemitest, räägid temaga tema võimalustest ja tema kogemustest, tema professionaalsest kasvamisest, tema juhtimiskultuurist, käituritest, siis väga tihti on nii, et kui inimesed on saates ära käinud või et nad on mõnes seminaris külalisesinejana ära käinud, nad õhtul kirjutavad, ütlevad, et ma ei oleks ilma selle rääkimiseta endast ja oma ekspertlusest nii palju saanud teadlikumaks. Väga põnev. Kõneledes kuuled iseend. Jah. Kahtlemise kasulikkus, no sellest me juba natukene muudatuste juhtimises rääkisime, aga võib-olla tahate veel paari sõnaga lisa öelda, et miks see kahtlemine, just miks seda julgustada? Kõlab ju nagu nõrk juht. Jaa. Või ei. Miks on kahtlemise kasulikkuses vist kõige lihtsam, selgem ja julgem ära öelda, et selles on väärtus just nendes teadides, on see, et kui ma teen ühe investeeringu või ma teen ühe otsuse ja kui ma ei ole ennem läbi mõelnud, on see piisav, olen ma läbi mõelnud või olen ma vaba seda ka kaotama. Et kui ma mõtlen selle peale kui investeeringu peale, siis mul on seal ju 50-50. Ma õnnestun või ma ei õnnestu. Või läheb seda viisi, nagu ma täna ei osanud ka mõelda. Ja ning ka kahtlemise kasulikkus selles võtmes, mis nagu Hede vaata ennem tehnikana tõi, et ma lähen nagu näiteks kuskile unistustega, Hede alati alustab lõpust. Et ma lähen oma unistusega kusagile ja see kahtlemise kasulikkus on ka see, keerame ajamasinat edasi. Et täpselt 2 aastat on möödas sellest, kui ma selle otsuse tegin. Mis siis toimub? Mis ma olen jätnud märkamata? Kus on minu ressurss, millele ma juba täna peaksin tegema mingisugust võimalust ja akent juurde. Et selles kahtlemise kasulikkuses võib-olla väljendub ka tandem suhte selline puhtus ja siirus. Kas ma julgen üldse sinuga koos öelda, et kuule, aga ma pelgan, et see asi on nii, või teine asi, kui ma viin need koondamisteated, või teine asi, kui ma investeerin uude tehasesse. Et on, kelle rinna najal kahelda? No see on nüüd sul küll pere suhtest jälle. Jah, nii ja siis 8. tandemieelis. Kahtlemees. Ma liigun juba edasi. Kahtlesõnaliselt kahtlemees. Kahtle ma liigun juba edasi. 8. tandemsuhte eelis on sõnajõud. Kujutate, kui ainult, ühesõnaga üks tandemviisidest on ju ka tandem iseendaga, oma sisemise alateadvusega, oma sisekõnelusega. Sisekõneluse maht uuringute järgi on umbes 6 korda kiirem sõnades kui see, mis me jõuame eesti keeles välja rääkida. Ja see toob nüüd selle mõtte, et kujutate, näiteks sulle helistab sinu kallis kaasa ja sa küsid, kuule, kuidas sul see kohtumine läks. Ja kujutate, kui Brit alustab vastust, et ei, tegelikult läks mul päris hästi. Mis sõna sa kuuled alguseks? Mida see sõna käivitab sinu peas? Mida see sõna toob sulle kaasa sinu mõtteviisis, sinu verbaalses võimekuses Britile tagasi peegeldada või edasi rääkida? Lastest rääkides jälle vahele, et see päris huvitav, lapsed on selle vist läbi hammustanud. Ja küsid, kuidas koolis läks, nad ei ütle, ei päris hästi, mitte kunagi. Hästi?
hästi ruttu tuleb. Hästi. Ja seal on Kusjuures ka sina ütlesid praegu, ei, hästi panid seda tähele. No, ja siis on see Eino, eks? Eino ja Aino on ju, need meie nagu sellised põhilised saatjad. Eino tegelikult läks hästi, no keda sa selleks Einoks pead? Aga samas see sõna alge võib teise inimese peas käivitada tormi, millest sul on väga raske teda tagasi tuua objektiivseks, kui sa tahad teda kui hoida selles keskkonnas, kus on nagu koostööisem õhkkond kui see, et mis nüüd tuleb. ja sõna jõud kuni selleni välja, et juhi töö sageli on ju tähendusloome ja inspireerimine ja kommunikatsioon. Ja mida paremini ta on tandempartneriga oma sõna jõu selgeks lihvinud, selle enda jaoks loonud, aru saanud sellest, seda parem on ta väljapoole. Et see nii-öelda tagatoas töö enne kui minna eesliinile on kindlasti üks koht, kus see sõna jõud mängu tuleb. Et me ju kõik mõistame sõnu erinevalt ja kui ma oma tandempartneri peal, kui ta tõesti on mulle selline aus ja mingis mõttes ka halastamatu peeglipartner, siis ma saan ju testida erinevaid viise ka nende sõnade jõust selles tandempartnerluses. Seal on turvaline, kui kokkulepe peab. Ja kui üldse midagi veel siia juurde saab lisada sinu mõtetele, siis sellise tehnika nagu lihtsustamine. Kui me suudaksime ettevõtjana startides või muudatusi planeerides ja neid kommunikeerides, kui me suudaksime oma idee välja öelda 6-sõnaliste lausetena, kui me suudaks oma sõnumit lihvida nii selgeks, et seda on võimalik ära öelda 6 sõnaga, me teeksime sellele protsessile nii käimalükkamisel, muutmisel, ohjamisel või pidurdamisel väga suure teene. Meil ei ole neid sõnu liiga palju vaja, need pikad põimlaused on väga mõnusad Tammsaarelt lugeda. Ent need osad, see verbaalne jõud, tihti kui me räägime ka teises keeles sinna juurde, see ümberjutustamine seal sõna taga viib mõnikord selle sõna mõtte, mida ma alguses öelda tahtsin, eks, täitsa minema. Väga hea eestlaslik nõuanne, et kui vähem lihtsalt sooja juttu suust välja, et rohkem teha. Kui siis öelda, siis nagu täpselt. Oota, oli see ettevõtlusseminar, kus me oleme? Jah, väga hea. Ei just siuke Eesti ettevõtlusseminar. Itaalias selle ideega vist ei oleks väga lennanud. Seal nende kultuuris vist on natukene pikemad laused ja põimlaused. Mis seal salata, et tandemid mõnikord kultuuride vahel näitavad ka väga selgelt välja seda jõudu, et oma arust nagu arvad, et lähed tunned sihtrühma, teed ratata ja siis kuuled midagi, mis on nagu nii puhas. Tahtsin öelda nii pure. Ehk nii puhas. Nagu, ja. Et see peegel on veel see on veel kirkam. Just nimelt, see on veel kirkam. Et ei alahinda ka mõtet, et mõni tandempartneritest ettevõtjal võiks olla riigist välja. Huvitav, vaata, praegu on ju meil riiki tulnud olude sunnil väga palju ukrainlaseid, 10 000. Ja kui me eeldame, et paljud neist ei pruugi inglise keelt rääkida, kui meie kuulajatest vaatajatest on vene keele oskajaid, siis on ju miks mitte võtta kohe kinni, et võtta ukrainlane appi. Täiesti teine kohe pilk kõrval, teine kultuuritaust ja peegel läheb nii kirkaks äkki. Mul imeliselt armastan seda soovitust ja kohe kujutan ette siin samas kõrval Vaalemajas plakatit, et ukrainlaneappi.com, et mõnikord on see kahtlemise kasulikus kohal. Kuules juba, kui kiiresti tema käes asjad liiguvad. Ukrainlaneappi.com. Väga hea. Nii, meil on tulnud ka küsimusi, väga hea küsimusi jõuate veel saata. Meil on veel loetud arv minuteid. Kuidas omavahel erimeelsusi lahendate? Rääkides, kuulates, küsides. Või ka öeldes, et täna mul ei ole jõudu, et sulle vastata. Ma võtan, aga ma tean, et ma suudan reageerida mingi aja viibega. Kas te alati annate märku näiteks selles viimases osas? Sest et meil on ju see korrespondents meie eludes on päris tõsine. Chatid väga mitmes erinevas kanalis, e-mailindus ja kõik. Ja kui on eeldus vaata, et reeglina sa ikkagi vastad päeva jooksul ära. Ja kell on juba 11 õhtul. Ja sa mõtled, et mul ikka kindlasti, nüüd ma lähen küll magama. Et kas sa siis kirjutad edele ära, et kui ma täna ei jõua? Alati? Tead, siin ma pean nüüd ühe saladuse üles tunnistama, aga kas siin saad, vaata väike kollektiiv praegu. Ainult jääb meie vahel. Ainult meie vahel, jah. Ühel hetkel õpid sa tandempartneri mustreid niiviisi tundma, et pigem on mure selles, kui ta liiga kauaks on tasa jäänud. See tähendab, et tal on midagi, millega ta peab nii intensiivselt tegelema. Ja ma tean, et minu ülesanne on taanduda. Ma pigem elan talle oma vaimumaailmas kaasa, kui sa lubad nii öelda. Aga ma ei jätta seda momenti, et öelda, et see sabaliputamise koht võib, et ei ole ka mõnikord
selles hetkes, kui sa näed, et teiselt poolt on vaikus. Mul on esimene põhjus alati arvata, et see on põhjusega vaikus. Teda on kuskile mujale rohkem vaja. Meie tandem kannab ka ilma selleta, et ma ei tea eile õhtul temast. Usaldus. See on see kogemus, mis on tulnud ajaga. Ehk mustrid, millede märkamises võib, et ei saa kinni jääda automatismidesse, sest see ei saa ju alati nii olla. Aga ka mitte liigne sekkumine, vaid pigem julgus taanduda teadmisega, et see kohalolu võib kanda ka ilma sõnadeta. Ja siis ei taha küll mõrudalt lõpetada, aga küsimusel on mõru alatoon ja samas väga eluterve alatoon. Kuidas tandemit lahutada? Kuniks sa mõtled asjalikku vastust, siis kui on alguses kasutuses tööriist 1, 2, 3, et üks eesmärk, 2 inimest, ajaühik. Ajaühiku üks väärtus on see, et see teeb lahutamise lihtsamaks. Mu sõbrad mõni aasta tagasi viskasid nalja, et abielu võib-olla võiks olla ka 7-aastane tähtajaline leping. Et hakkad siis viimasel aastal võib-olla natuke rohkem pingutama, et saaks lepingu teise perioodi ka jätkata. Et tandemites see kokkulepe, kui meil on ajaraam paika pandud, lihtsustab lahutust. Aga kui seda kokkulepet ei ole, kuidas siis? Tead, tandem on ju energia. Ja no vabandust, eks meil siin kõigil võib-olla on juba üht-teist kogemuste kontol, et öelda ka ausalt ära, et kui sa tunned, et energiat ei ole. Kui sa tunned, et pigem on toksiline, tunnet tasub tandemis usaldada. Aga ega ainult tunde pealt ei saa ka öelda, et lõpetan selle ära, sest sa ei vastanud mulle eile õhtul, sa ei kirjutanud mulle eile õhtul. Et päris just nagu, et nii julget nagu lahutamist ka mitte, aga võib-olla on seal õige öelda, et mul on tekkinud mõned kohad, kus ma tahan sinuga rääkida, ehk et nii pidi. Või teine asi on ka öelda ausalt ära, et kuule, ma näen, et ei lenda. Ma näen, et ei lenda 5 sõnana. Ei lenda piisavalt. Kartmata ennast korrata. Võib-olla eesmärgi juurde tagasiminek aitab. Kui ma näen, miks ma tahan tandemit lahutada, on ju tavaliselt see, et ma näen, et ta enam ei teeni seda eesmärki. Või eesmärk on muutunud. Ja selle kaudu tegelikult mõtlevad inimesed, targad inimesed saavad omavahel rääkida. Eesmärk on muutunud või ma näen, et see koostöö ei teeni seda eesmärki. Ja sealt on tegelikult võimalik minna üpris konstruktiivselt edasi. Ja isegi ettevõtja vaates võib olla see lahutus, uute tandemite loomine, ehk kui 2 saab 4, siis see nendem on lahutuse üks ilusamaid asju, mis juhtuda saab, eks? Aga suur tänu teile tulemast ja seda kogu neid ideid ja mõtteid jagamas, sest minul on küll tunne, et siit tuli väga palju ka sellist praktilist ja väga palju selliseid väga häid nippe, kuidas luua endale eesmärgistatud kas ettevõtet või elu ja kuidas sinna leida siis seda kaaslast, kes aitab seda eesmärki ellu viia, kellel oleks sarnased väärtused. Et see on väga suur väärtus omada neid töövahendeid, millega luua eesmärgistatud elu. Sest et see on ju kõige olulisem, et meil on elul väärtus, sest siis meil on ka endal hea tunne seda elu elada. Nii et suur aitäh teile. Ja ma usun, et me kohtume veel siin elus. Nii saab olema. Ja te vaatate siis online-konverentsi, kus me räägime tandemitest ja peamiselt siis tandem juhtimisest. Ja kui me nüüd näiteks mõtleme näitlejate peale 100 aastat tagasi, siis on selge, et näitlejad olid siis kunstnikud. Kui me mõtleme näitlejate peale täna, siis loomulikult näitlejad on kunstnikud. Aga ka ettevõtjad. Peaaegu igal näitlejal on tänapäeval oma OÜ ja nüüd me lähemegi külla kodukontorisse Jan Uuspõllule ja tema kaasale Kerli Tiganikule.